Issand jumal, muinsuskaitse võtab mu pea maha. Hästi aitab küll. Tere, olen Anu Ülikooli muuseumist. Järgmisel korral räägin ma mikroskoopiast. Oi tere! Täna aga tutvustaksin pillimasinat. Tartu on teadusliku farmakoloogia häll. 1847. aastal lõi siia Rudolf Puchheim maailma kõige esimese eksperimentaalfarmakoloogia laboratooriumi. Eelnevalt ravimeid pelgalt kirjeldati. Puchheim aga hakkas uurima neid nii keemiliselt, kui ka püüdis teada saada seda, kuidas ravim organismis toimib. Selleks, et raviaine viia õigesse ravimvormi, et seda oleks võimalik manustada, tuli see esmalt ära kaaluda. Seejärel nii ära kaalutud raviaine kui ka kõrvalaine segati ühtlaseks massiks ning rulliti selliseks vorstikeseks. See vorstikene pandi siia peale, jagati nad võrdseteks tükkideks ning lükati siia samma kõrvalaluse peale. Seejärel tehti nad ümmargusteks pallikesteks ning kui pallikesed olid valmis, lükati nad siia sahtlisse. Sahtlist võeti nad välja ja pandi siia loendusalusele. Sellega oli võimalik teada saada, mitu pallikest parasjagu siin aluse peal on. Ja sellist pillimasinat kasutati ka veel nõukogude ajal nii apteegis kui ka farmaatsiainstituudis. Aitäh ja kohtume järgmine nädal!